tore on siin näha jälle rajal. Sul on endal ka kindlasti hea tunne, ma arvan. Jaa, põhimõtteliselt 6 aega ei ole mootorrattaga sõitnud. Ei olnud päris tavaline suvepuhkus või suvepaus. Et see üsna siuke rahulik režiim on olnud, jah. Aga väga äge oli lõpuks mõned ringid teha mootorrattaga. Kuidas sul see vahepealne aeg läinud on? Sa oled taastumisele pühendunud, on ju? Aasta alguses oli plaan, et see aasta ühtegi vigastust ei ole. Aga see päris ei õnnestunud, et viimasel IDM-i etapil, Saksa meistrikate etapil, siis kuidagi õnnetult mootorratas kukkus näpu peale ja näpul siis näpp sai vigastada, mille taastumisega ma olen terve suve tegelenud ja nüüd lõpuks viimase nädalaga on suhteliselt suured edusammud toimunud ja doktor Eiman ortopeediarstidest lõpuks andis loa proovida mootorrattaga sõita, mida ma täna siin tegin. Kuidas oli? Lahe, väga lahe. Mingid kohad on natuke harjumatud, kuskil annab natuke sõrm tunda mingitel elementidel siis rajal, aga muidu ikkagi ma olin nagu positiivselt üllatunud. Ei häirinud enamus rajal ja ringiaeg oli ka okei selle refi kohta ja selle kohta, et 6 aega pole mootorrattaga sõitnud, nii et kõik on okei. Homme paneme värskema refi ja sõidame kiiresti. Rajal oli palju rahvast, et tuleb äge sõitvist olla. Ja on lõpuks üle mitme aasta on siin ütleme ka võidu peale, ma arvan, tuleb nagu võidusõit, et Emeli on siin käinud trennis päris kõvasti aprilliga ja sõidab ju tegelikult juba väga kiiresti, et see 13,5 sellise pidamisega sõita ei ole mingi naljaasi ja kui ta homme saab natuke sõidab mõned ringid minu sabas, siis näeb mõned kohad juurde ja ega see 12 ei ole ka, ma arvan, tal võimatu. Pärast seda võistlust tuleb järgmine IDM. Jah, järgmine nädal on kohe järgmine IDM ja see ongi, kasutame seda nädalavahetust ettevalmistusena, et olla valmis reede hommikust Assenis järgmine nädal. Selle vahepealse ajal nii hästi südamlikke igasuguseid soove tuli Suzukast ja kust kõik sulle, et seda oli nii lahe vaadata. Suzukas, jah, pidin ju sõitma Suzuka 8 tunni võidusõidu see aasta, kus meil, kui eelmine aasta ma võitsin selle Superstock klassi, siis see aasta ma oleks põhiklassis võistelnud ja väga tugevas meeskonnas, kellega meil tegelikult oleks olnud reaalne võimalus poodiumi eest võidelda, et see MotoGP sõitjate vahel oleks väga hea võimalus olnud, aga kahjuks ei olnud see aasta võimalik, aga Eestist delegatsioon läks ikkagi kohale, et siis, kui mina veel pidin minema, siis küsiti minuga kaasa suurt tugevat Euroopa inimest, kes kütust jaksaks panna mootorrattasse ja minu sõber Roland oli see suur ja tugev mees, kes pidi kahjuks üksi minema ja kütust panema seal. Aga ta on, ma arvan, et hea visiitkaart meile Jaapanis, sellepärast, et ta juba kutsuti järgmistele etappidele ka kütust panema. Nii äge. No ägedat sõitu homme, aitäh sulle. Aitäh!